Tere, minu avalikud salamõtted siis jätkab jälle uus nädal ja uus hooaeg läheb juba sellel aastal. See on juba 3. hooaeg mul siin teha seda podcasti minu avalikud salamõtted, mida sa võid vaadata YouTube'is ja telli see kanal, kui sa seda oled silmanud, ja märgi meeldivaks, kui sulle need episoodid meeldivad, ja jaga sõpradega ja siis kommenteeri ka, sest ma olen märganud, et ega eriti kommenteerida ei taheta nagu millegi pärast. Või siis mitte ei taheta, vaid lihtsalt ei ole kommenteeritud, lihtsalt see on nagu fakt ja või paar kommentaari on olnud, ütleme siis niimoodi. Aga kuidagi nagu inimesed ei märka seda podcasti nagu tundub niimoodi, või kui märkavad, siis võib-olla äkki, ma ei taha nüüd öelda, et see ongi nii, aga võib-olla on nii, et hoopis ignoreerivad, mitte märkamises selle ainult asi. Ma ei tea, kuidas algoritmid esitavad seda, sest ega mina ei otsi seda alati internetist, sest mina tean, kust leida, aga sina ei tea, aga et sa teaksid seda, siis ongi. Siis sellepärast ma ütlengi, et telli see kanal ja siis sa saad teada. Aga noh, siis tutvustuseks, kui see ei ole minuga veel tuttav, siis minu nimi on Illar ja ma elan Ungaris, Lõuna-Ungaris praegu. Ma ei tea, kui kaua ma veel siin elan, aga praegu ma igatahes elan. Ja see on fakt. Ja Ungari on niisugune imedemaa, nagu sa tead Eesti meediast. Kui sa jälgid neid konservatiivseid ja alternatiivseid meediakanaleid, siis sa oled kindlasti tähele pannud, et Ungari peaks olema nagu see imedemaa, või kui sa jälgid seda sammust peavoolumeediat, siis Ungari on pigemini nagu selline paariariik või jah, kõige halvem diktaator Euroopa Liidus blokib siin kogu aeg neid ja vetostab pidevalt Europarlamendis. Ja võib-olla alguseks siis mainingi selle ära, et nüüd sel nädalal esmaspäeval siis otsustati Europarlamendis ära see küsimus, et kas seda üldse peaks lähitulevikus nüüd loobuma Vene gaasi ja Vene nafta ostmisest ja otsustati ära, kuigi vaatamata sellele, et Ungari ja Slovakkia püüdsid vetostada, aga nende vetot ei arvestatud, sellepärast, et see oli üks trikk tehtud, et see pandi hääletamisel lihtsalt mitte, et kuidas nüüd öelda, niisugused erakorralised hääletamised, kus siis üks veto, see on poliitilise iseloomuga ja siis vist, aga kuidas seda nüüd nimetatakse, seda teavad ilmselt paremini ütelda Europarlamendi liikmed, aga mis puudutab siis seda hääletamises, see pandi lihtsalt kaubandusliku, majandusliku silt pandi juurde ja sellisel juhul vetosid ei arvestada, lihtne enamus otsustab asja ja nii otsustati. Ja Ungari on otsustanud, Orban on otsustanud, et annab selle nüüd rahvusvahelisse kohtusse selle Europarlamendi valimise ja selle hääletamise, sest teatavasti, kui Ungari tahab edaspidigi Euroopa Liitu jääda, siis talle mõjub väga kahjulikult see mitte veto, vaid talle mõjub väga kahjulikult see otsus mitte osta Vene gaasi, kuna Ungari on üks kõige suurem, mitte üks, vaid kõige suurem ongi ilmselt kas nüüd mahulises, aga suhteliselt protsentuaalselt või selle relatiivselt kõige suurem Vene gaasi ostja. Slovakkia on muidugi ka, siis on veel mõned riigid ka, nende hulgas Belgia näiteks. Belgia kohta on ka teada, et Belgia ei tahaks ka hea meelega loobuda, aga seekord Belgia vastu häält minu teada ei olnud, ainult siis Orban ja Vitso olid vastu ja siis
siis otsustatigi niimoodi ära, et kuna see oli lihtsalt kaubandusküsimustes ja niisuguses mitte nende hääletamiste alla kuulub, kus siis vetostada võib, aga eks sa neid täpseid termineid, kui sind huvitavad, siis millise sildi all siis näiteks hääletamine läks, siis võid ise järele uurida. Sest jah, nii põhjalikku kodutööd ma ei ole teinud selles küsimuses. No vot. Tööga on üldse niisugused lood, et ega ma väga palju seda ei tee. Mis sa ikka tahad sellest niisugusest 40 tellijaga, praegu on 40 tellijad mul, 40 tellijaga kanalist, et veel kodutööd ka teeks, siis jah, hea küll, see on juba palju, natukene palju tahta. Natukene siis kohvi vahepeal. No nii. Ahaa, kuhu me siis jäime? Me jäime sinna selle gaasi või õli ja muidugi see mis seda kodutööd asja puudutab, siis mul on üsna segane praegu ka see, et mida siis Ungari lõpuks, sest ma ei ole neid lepinguid näinud ja ma ei tea täpselt, sest ma ei ole neile asja sees, aga need uudised, mis tulevad läbi, neid ma siis nagu olen praegu sinna alguseks tsiteerinud, nagu muuseas, muideks, et kas ta nüüd ostab õli või gaasi või mida ta ostab konkreetselt, mis on või mõlemaid või Ungari ja küll. No aga see ei olegi nagu peamine on see, et ostab sealt Venemaalt ja siis see ei meeldi muidugi Euroopa juhtidele. No nii. Aga edasi siis asjaga. Hiljuti oli nüüd tähtis rahvusvaheline sündmus, mitu tähtsat rahvusvahelist sündmust, väga palju selliseid eriskummalisi asju on sündinud vahepeal. Nagu te mäletate, kui te vaatasite minu eelmiste podcasti episoodi, millest ma rääkisin siis muuhulgas sellest Gröönimaast ja Trumpi nõudmistest Gröönimaa suhtes, siis vahepeal on asjad edasi arenenud. Trump käis Euroopas ja tegi midagi niisugust, mida tõepoolest ükski inimene ajaloos vist ei ole ilmselt teinud varemalt, püüab luua niisugust organisatsiooni. Ükski USA president, ma ei tea, kas on seda teinud, aga jõudada küll ei ole ükski teinud. Vähemalt üksinda mitte, aga Trump püüab seda üksinda teha ja tema on algataja. Ja tema püüab siis pärast seda Davosi kohtumist, muidugi Davosis nad olid kõik hulgakesi koos, jälle need maailma eliite ja olulisemate riikide liidrid, kui ka kaugelt mitte kõige olulisemad jõudnud kohal, sest kui nüüd mõjujõu ja võimu järgi otsustada, siis loomulikult kuuluks nende võimsate riikide hulka ka Hiina ja näiteks Venemaa ja India, kes teoreetiliselt, kui nad vastaksid nendele kriteeriumidele, mida seal Davosis oodatakse, ma mõtlen selle poliitilise süsteemi ülesehituse poolest, et siis need oleks ka nagu olnud mõjuvõimsamate riikide hulka võinud kuuluda ja Indiaga ja siis veel mõned, aga ühesõnaga, see selleks, võib-olla ma ajasin natuke täitsa asjatundmatut juttu, sest see nüüd oli võib-olla üldse need põhimõtted, mille järgi seal Davosis koos käiakse, aga see on kujunenud traditsiooniks, et maailma juhtivad riigid, vähemalt lääne ühiskonna juhtivad riigid kohtuvad siis Davoses ja arutavad ülemaailmse tähtsusega asju ja seekord oli siis põhiteema nagu see kui varemalt oli siis nagu peamine teemas Ukraina sõjateema ja Venemaa agressioon Ukraina vastu, siis seekord oli selles üks põhiteemadeks siis tegelikult kujunes pigemini, võib öelda, et Ukraina sõda ja see
mitte Ukraina sõda, vabandust, Gröönimaa annekteerimise kavatsus Trumpi poolt ja USA poolt ja siis Donald Trump võttis ise ka sõna ja paljud teised rääkisid seal sellest ja muidugi Trumpi kõne kõrval olid ka mitmed teiste riikide kõnelejad, pidasid olulisi kõnelejaid näiteks Kanada poole pealt ja Kanada liidrite hulgast mis oli üks lääne ühiskonnal üks tõsine äratuskõne ja muidugi lõpuks, kuigi Zelenski ei plaaninud minna sellele Davosi kohtumisele, lõpuks ta siis läks sinna kohale ja isiklikult muidugi Trumpi kutsel, mitte et ta ise oleks tahtnud minna, sest alguses oli Zelenski otsustanud, et tema sinna ei lähe, sellepärast et ta tahtis olla oma rahvaga seal raskel hetkel, mil Kiievis on väga tõsiselt Vene rakettide, Vene droonirünnakute tõttu rikutud taristute, elektritaristute, peaaegu umbes 5000 maja oli siis ilma elektrita, vahepeal puudus ka vesi paljudes majades, väga paljudes majades ja siis Ukraina linnapea Klitsko oli andnud siis oma inimestele nagu soovituse, et kellel on võimalik mingu selleks raskeks ajaks kuskile niisugusesse kohta, kus on võimalik alternatiivselt kas kütta elamuid või maale kuskile või kuskile suvilasse või talumajja sugulaste juurde või kes teab kuhu, et ühesõnaga, kus on puudega võimalik maja kütta, sest puid ja puumaterjali ei ole nii lihtne rikkuda ja nii lihtne pommitada, sest sodiks, et neid saaks pärast kasutada, kui on elektritaristutega lood. Aga ja siis Zelenski sellepärast ei kavatsenud minna alguses Davosesse, sest ta tahtis oma rahvaga seal olla ja juhtida neid hädaabitöösid, mis seal toimusid seoses nende avariidega, massiliste avariidega, mis meenutab juba tõepoolest võib-olla suure Isamaasõja perioodi või mõnda muud sellist suurt sõda või mis tahes. Ühesõnaga jah, et paljud kodud on külmad ja Zelenski tahtis olla oma rahvaga, siis Trump helistas talle ja kutsus ta isiklikult ka sinna ja ta pidas vahva kõne tegelikult seal Davoses, kus siis kritiseeris ka Euroopat ja Euroopa liidreid ja Euroopa poliitikates, Euroopa Euroopa juhtkonna otsustusprotsessi, sest see on liiga kohmakas, et kiired otsuseid vastu võtta, kusjuures praegune aeg on just niisugune, et kus on eriti tähtis, et niisuguste riiklike mehhanismide loomine, kus saaks kiiresti otsuseid vastu võtta. Aga jah, ühesõnaga siis sedasi, et Davoses siis Zelenski pidas kõne, kritiseeris Euroopat ja Trump siis pidas ka, tema ka kritiseeris loomulikult Euroopat ja esitas oma põhjenduse selle kohta, miks ta tahab kangesti näha Gröönimaad Ameerika Ühendriikide osariigina ja Ameerika Ühendriikide koosseisus, lõpuks liiga suurele avalikule vastuseisule just Euroopas ja Gröönimaas, ennekõike võib-olla Gröönimaal endal, siis ta võttis oma lubaduse, või mitte lubadust, tegelikult ta ise väitis, et tema ei ole midagi sellist ütelnud, et ta vägivaldselt hakkab Gröönimaad üle võtta, et see olevat ajakirjanike endi väljamööldis. Tegelikult võib küllaltki palju tsitaate tuua, mitmeid erinevaid tsitaate tuua, kus siis sõna otseses mõttes, peaaegu sõna otseses mõttes võiks ei jää üle muud võimalust tõlgendada Trumpi väljaütlemisi kui sellisena, et ta lubas vägivaldselt tõepoolest üle võtta siis Gröönimaa, kas heaga või halvaga ja küll ühesõnaga, et
siis et selle kohta võib kinnitusi tuua, et ta siiski seda ütles, aga noh, seal ta ütles jälle, võttis oma sõnad tagasi, et ta ja olegi rääkinud sellest, et vägivaldselt hakkab võtma ja kui tema käest küsida, et kuidas ta siis kavatseb Gröönimaa üle võtta, et siis ta keeldub sellele vastamast, aga ja kui sa hakkad oma oletusi tegema, siis ta ütleb, et sa ei tea ju, kuidas ma seda tahan teha ja kuidas sa saad vastu vaielda, kuidas sa saad rääkida sellele vastu. Ja niisugune dialoog siis on välja kujunenud Trumpi puhul nagu ikka, salatsemine, ei tea ette, mida ta teeb. Ühest küljest näib, et Ameerika sekkumine maa välispoliitikasse on suurenenud veel tugevam kui võib-olla Bideni ajal oli. Samas räägitakse ka Monroe doktriini jätkust, ehk siis nüüd on see ümber nimetatud Monroe doktriiniks ja ühel selle Monroe doktriini esitamisel siis või tutvustamisel siis kohtumisel näitasid Ameerika juhid niisugust kaarti, kus olid siis märgitud Ühendriikide osariikideks mitte ainult Gröönimaa, vaid ka Kanada, et praktiliselt kogu Põhja-Ameerika, ma ei tea, kas Mehhiko ka, aga ilmselt vist Mehhiko ei olnud tollel kaardil märgitud, aga ma võin ka eksida. Nii et olukord on üsna kummaline ja see meenutab natukene seda, kuidas siis Palestiina juhid, Palestiina need džihadistid on välja andnud niisugused ja levitanud niisuguseid kaarte, kus siis Iisraeli territoorium on märgitud siis Palestiina riigi koosseisus olevana. No ja kaartide muutmise tehnikat on muidugi kasutanud ju ka Venemaa, kui need vallutatud alad või need peamiselt sellised alad, mis juba 22. aastal on sattunud siis Vene vägede kätte Ukraina idaosas, et siis nad on need oma konstitutsiooni kinnitanud, et need maa-alad kuuluvad siis Venemaa koosseis, Venemaa konstitutsiooni järgi muudetud selle järgi kohe konstitutsiooni. Ja siis muidugi ka on maakaardid välja antud ja kooliõpikutes ja uuemates välja antud raamatutes siis esitatakse neid alasid seal Venemaal juba mõnda aega, Krimmi ka sealhulgas ja Donbassi ja Mariupoli kanti, et seda siis esitatakse kui Venemaa koosseisus olevaid alasid. No nii, edasi. Ma rääkisin siis Davosi kohtumisest natukene. Pärast Davosi kohtumist toimus siis niisugune enne kui ma selle uue teema juurde lähen, peaksime annad saada mainima ka selle kohta, mis seal toimus Zelenski ja Viktor Orbani vahel. Toimus üks vastastikune süüdistamine, et kuidas siis oli, et Zelenski rääkis oma kõnes sellest, et rääkis mingisugusest Viktoritest, kellel on mõnus Moskvas käia ja Moskvas kükitada, aga et sellepärast ei peaks siis olukorda nii kaugele laskma minna, et Euroopa mitmete maade keskused muutuvad siis väike Moskvateks ja kuidas siis sina need kõne kõik oli, mida Zelenski seal rääkis Viktor Orbani kohta, kes siis armastavad Euroopa Liidu käest raha saada, aga ei anna midagi vastu.
muideks sellel samal teemal on väga palju ennegi siin mitte ainult Orbani poolt, aga erinevate Ungari poliitikute ja siis arvamust liidrite kõnedes siis ja saadetes ja väidetes siis mainitud seda, et tegelikult ma ei tea küll, kuidas see süsteem käib, aga nemad oled sinna sisse rohkem maksnud Euroopa Liidu investeerinud, et mingi maks on või ma ei tea isegi, eks seda teavad europarlamendid ja politoloogid, kes elukutselised politoloogid paremini mina ei ole, elukutseline politoloog, ma ei ole politoloogia õppinud ja ma võib-olla kõiki mehhanisme üksikasjalikult päris ei tea, aga võin kinnitada seda, et ja et niisugused asjad on siin, niisugustel teemadel on siin sõna võetud, et Ungaris, et Ungari maksvad mingisugust Euroopa Liitu rohkem sisse, kui sealt välja tuleb. Aga no ma jään vastuse võlgu, kas see tõepoolest on niimoodi või ei ole. Aga noh, see kas siis sealt Taavas siis mainis seda, et muuhulgas ka Zelenski, et Orban maksvad ta armastab raha saada Brüsselist ja talle meeldib väga Moskvas käia ja nii edasi. Aga mis puudutab näiteks seda gaasimüüki ostmist Venemaalt, just praegu ma enne seda, kui ma seda saadet hakkasin tegema, vaatasin just ATV-st, saadet, kus siis üks asjatundja rääkis sellest, et tegelikult pole tõsi, et Ungari saab kõige odavamalt Moskvast gaas ja õli või see, et tegelikult paljud riigid on siiamaani on ostnud ja ostavad võib-olla isegi mõnda aega veel edasi, vähemalt nii kaua, kui see keeld ametlikult kehtima hakkab, millest ma oma episoodi alguses rääkisin. Et see Ungari tegelikult maksab rohkem kui teised, et miks see niimoodi on ja kas see on niimoodi, selle kohta millele ma veel allikaid ei tea öelda, aga kui nüüd mitte allikaks arvata see ATV intervjuu, mis on ATV on just prestiižikas telekanal, kuigi mitte valitsuspropaganda esindab meediakanal Ungaris, vaid seal on kas nüüd absoluutne enamus, aga suur osa saadetest ja intervjuudest ja materjalist, mida seal käsitletakse, siis puudutab vasakpoolseid ja liberaalseid ja muidugi ka teisi erinevaid poliitilisi voolusi, püüab hoida niimoodi keskmist joont. Aga muidugi, mis selle ATV juures on nagu oluline kohe mainida, mille poolest on see tuntuks saanud, nimelt kuulub ATV-st suur osa aktsiaid siis ühele tuntud usutegelasele Hitülekeseti ehk siis usukoguduse, karismaatilise kristliku koguduse Hitülekeset usukirik, eesti keeles oleks see või usukogudus, inglise keeles Faith Church, selle liidrile Sandor Nemetile, mis on üks suuremaid karismaatilisi kristlikke kogudusi üldse Euroopas ja mille usutunnistus siis sarnaneb ja tema tegevus ja praktika sarnaneb siis kõige enam sellele moodsatele Ameerika ja ka teiste maade uutele kirikutele ja kogudustele, mida mõnel pool traditsioonilised kirikud on nimetanud vähemalt nende algusperioodil veel 10-20 aastat tagasi kindlasti ja nüüd ka veel ka mõnikord sektideks, aga no sellest võib-olla kunagi teine kord. Trump on nüüd välja astunud mitmesugustest rahvusvahelisest
või noh, mitte Donald Trump, vaid ütleme USA Donald Trumpi presidendiks olemise ajal on välja astunud mitmesugustest rahvusvahelistest organisatsioonidest ja mitte ainult WHO ei kuulu sinna, rahvusvaheline tervishoiuorganisatsioon, vaid ka paljud teised, ma ei tea, kui palju neid sealt oli, aga mõned räägivad päris suuri arve, et millistest organisatsioonidest kõik USA on nüüd välja astunud, siis ÜRO-st ta senimaani veel ei ole välja astunud, siis paljud on nagu väitnud, et Donald Trumpil on kavas asutada omaenda ÜRO, kus siis tema on nagu peakõneleja, kus USA dikteerib kõike ja kõikide teiste riikidele seda, kuidas nad peavad maailma mõistma ja kuidas nad peavad hakkama selles maailmas valitsema, aga praegused need olukorrad Euroopa riigitest vähemalt, kui palju, kas üldse peale Ungari oli veel keegi Euroopa riikidest kutsutud, ma ei tea, aga Euroopa riikidest nagu Prantsusmaa ütles ei soovinud sinna kuuluda, mitte selle, muideks, et Donald Trumpil oli vahepeal ka Macroniga üks tõsisem konflikt, Macron saatis talle emaili, milles siis ta siis päris aru selle Gröönimaa poliitika kohta ja samas muidugi selles pugevas toonis, nagu Euroopa poliitikat praegusel ajal on harjunud Donald Trumpiga rääkima enamikel juhtudel, et siis milliseid suuri tegusid me kõik Iraagis ja siis kus kohas koos oleme teinud. Ta mõtles siis jälle, kuna ta on nüüd Prantsusmaa juht, siis tema rääkis nagu prantslaste nimel ja Prantsusmaa nimel, kuigi ja selle peale muidugi Donald Trump tõi selle kirja avalikuks ja muuhulgas avaldas ka kahtlus selles, et ütles otse välja, et tema arvates Macron enam kaua ei saa olema Prantsusmaa juht. No ja ühesõnaga niisugused konfliktid, siis rahvusvahelised töörumised siis toimuvad. Muidugi Kaja Kallasega on ka olnud siin päris rahvusvahelised ja Euroopa siseseid eurumisi ka muuhulgas. Mõned on pidanud Kaja Kallast Euroopa välisasjade juhina liiga asjatundmatuks. Teised jälle räägivad, et ta on liiga äärmuslik, et kummast siis lõpuks juttu läks ja mina praegu oma poolst hinnangut siin ei anna, kuigi ma olen seda juba varemalt teinud, aga mõningates asjades ma ei räägi Kaja Kallasest, aga ma räägin sellest, mille siis asi, et Kaja Kallas nimetas von der Leyenit olevat mingisuguses kus kohas, kas Twitteris või ma ei tea, igatahes ta olevat nimetanud siis von der Leyenit diktaatoriks või juhiks, Euroopa Liidu juhiks, kes siis valitseb nagu diktaator ja lase teistel tegutseda piisaval määral. Ja poliitika oli kirjutanud sellest artikli, mida ma siinkohal ei hakka tsiteerima, aga vaatagi sinna praegu üldse, millest seal oli juttu, aga me kõik, kes me mingil määral välispoliitikat jälgime ja teame, kuidas Kaja Kallase stiili ja Kaja Kallase tegemisi, me teame, milles on asi siis. Aga jah, et tema arvates siis nagu enne seda vahetult oli nagu eelmises episoodis ka mainisin, et Kaja Kallase puhul oli juttu sellest, või tähendab Kaja Kallas tsiteerisin, et kus väidetavalt oli öelnud, et poliitiline olukord maailmas on niivõrd hull, mitte ainult poliitiline, vaid üldse olukord maailmas tundub olevat nii hull, et sõjad siin ja mässud seal ja streigid siin ja siis need vastikud paremäärmuslased ja muud sellised asjad, et hakkame jooma selle peale ja kuidas, mitte sõna-sõnalt ja niisuguse asjaga tegu, nagu ma praegu siin ütlesin, aga põhimõtteliselt jah, et siis viimati oli siis, hiljuti oli ka siis muidugi patrioodid tegid siis umbusaldusavalduse von der Leyeni vastu, mis ei läinud läbi.
ja, ja kõige selle taustal peab ütlema, et ungarlased ja Orban ja Fidesz on Euroopa Liidu poliitika suhtes läinud järjest täiesti, mitte täiesti, ikka täiesti lootusetu muutunud sellest nendes asjades, nendes selles, et nad ei usu enam, et Euroopa Liit hakkab muutuma positiivses suunas, vähemalt mitte. Ja see minu arvates, ma lisan juurde kohe, see on üsna loogiline seda stiili ja seda suunda, poliitilist suunda, mida siis Orban esindab sageli kontraproduktiivselt, et see on ka üsna loogiline, et asjad Ungari suhtes kujunevad kriitilisemaks ja mitte ainult Ungari suhtes, muidugi kõige Euroopa suhtes ka on kriitilised, üsna kriitilised aga ja Orban on hoopis teisest küljest kui Zelenski kritiseerinud Euroopa Liitu ja me teame ju, milles on asi. Ühesõnaga, okei. Nimetanud Euroopast nagu diktatuuriks või kas see on otseses mõttes aga nagu diktatuuriks ja Brüsseli bürokraatidest rääkimata ja noh, on Ungaris olnud ka Ungari-siseselt ja ka rahvusvaheliselt on olnud vaidlus ja küsimusi tekitatud selles suhtes, et miks siis, kui see Euroopa Liit nii halb on, miks siis Ungari Euroopa Liidust välja ei astu. No selles on muidugi oma põhjus, et Euroopa Liit ei ole mitte ainult see, mida Euroopa Parlamendis nähakse. Euroopa Liit on 27 riiki on neid Euroopa Liidu liikmesriike ja nad kõik on, neil kõigil on, ühed on suuremad, teised on väiksemad ja siis Euroopa majandus näiteks, mis Saksamaad puudutab, siis Saksamaal on tõesti hiiglaslik majandus, väga suur majandus ja noh, ühesõnaga vaatamata sellele, et mõned räägivad, et Euroopa ja patrioodid ja Fidesz muidugi ka Ungaris ja Orban räägib sellest palju, et Euroopa majandus käib alla, aga see majanduse allakäik on suhteliselt aeglane siiski ja see võib jälle tõusma hakata ühel hetkel, kui olukord natuke paremaks läheb, kuigi noh, kas ja kuidas. Ühesõnaga, noh, Orban ja Fidesz on siis rääkinud sellest, et kuna Ungari rahvas on otsustanud, et siis Euroopa Liitu kuulub ja nii edasi, et 7% või palju, ma ei räägi, parem ei ütle mitu protsenti, aga suurem osa ungarlasi siis eelistab Euroopa Liitu kuuluda ja ei taha Euroopa Liidust välja astuda ja 80% kaubandus- ja majandustegevus käib seoses Euroopa Liiduga, see, mis toimub Ungaris ja sellest lõviosa moodustab siis kaubavahetus Saksamaaga ja Saksa ettevõtteid on siin palju. Muidugi on ka teisi, viimasel ajal on ka Hiinaga, aga tegelikult Hiinaga, näiteks Hiina majandus, Hiinaga on sõlmitud uusi lahendusleppeid ja kui siis Orban ja Ungari ei ole saanud siis oma rahasid Strasbourgi kohtuotsuste tõttu, mis oli neile kaela määritud, siis migratsioonipoliitika pärast on siis nüüdseks on nad võtnud Hiina pankadelt pangalt laen, Hiina riigilt laenu ja päris kopsaka summa ilmselt, sest kuskilt raha peab tulema ju ja siis ühesõnaga ollakse avatud ka sinnapoole ja muidugi Venemaast rääkimata see, mis tuleb gaasijuhtmete ja torujuhtmete kaudu, seal on just nagu tõsine siis kaubandus- ja majandussuhe Venemaaga ka sellel taustal ja mitte ainult sellest, sest
sest kui pärast seda, kui sanktsioonipoliitika on Ungaris alanud, Ungarit puudutama hakanud ka, mitte Ungari vastu oleks sanktsioone senimani tehtud, vaid et see Venemaa suunas Venemaale sanktsioonide kehtestamine, et see on mõju avaldanud ka Ungarile tõsiselt aga siis see on ka põhjustanud selle, et Ungaris on hakatud otsima alternatiivseid teid kaubandussuheteks just Venemaaga, et need kaubandussuhted siis puudutavad neid alasid, elualasid, mis ei ole mida ei ole sanktsioneeritud, mis ei kuulu sanktsioonide alla ja suhteliselt tihe võrreldes teiste mõnede riikidega, aga ma ei tea, kaubavahetus pidavad käima Ungari ja Venemaa vahel, aga tegelikult üks on see, nagu me kõik oleme juba hakanud aru saama sellest, et see, mida meile räägitakse, see on üks asi, see, mida uudistes kajastatakse, on see, mida uudised kajastavad, see on ainult see osa, mis on siis ajakirjanike pilku püüdnud, aga peale selle toimub veel palju muid asju, mida ajakirjanikud ei pane tähele või alatähtsustavad ja seetõttu on mitmetes Euroopa riikides ju Venemaaga kaubavahetus toimunud niimoodi, et keegi ei pane tähelegi ja kedagi kellel ei tegelda, sest ei ole kära nende asjade ümber, poliitikud ei tee nende asjade ümber kära ega ei ole midagi, aga kaubavahetus ometi käib ja ühesõnaga, aga see selleks. Edasi siis. Me rääkisime siis Davosi kohtumisel muidugi paistis silma see, et üks teine teema tõstatati ka üles siis Davosi kohtumisel, et NATO tulevik, et kas NATO jääb, sest on selgeks saanud, et Ameerika Ühendriigid, paljud arvamusliidrid, erinevate maade arvamusliidrid, Euroopa maade arvamusliidrid ja poliitikud on avaldanud arvamust juba selles suhtes ja ka muuhulgas ka mis Ukrainat puudutab, Ukraina arvamusliidrid puudutab, nemad ka on arvamus oma, ja see ei ole ametlik muidugi, aga nemad ka on avaldanud arvamust, et USA ei ole edaspidi enam usaldusväärne partner ei NATO küsimuses ega ka siis muidugi majandustegevuses alati. Ma pean silmas seda tariifide poliitikat siis. Kuigi see tariif ei lubanud panna enam Trump pärast Davose kohtumist jättis selle tariifidega ilmutamise järgi selle Gröönimaa pärast, aga nagu me teame, tema puhul ei ole kunagi teada, mis on tema järgmised sammud ja tema järgmised väljaütlemised, tema järgmised teod, kas nüüd tegudest alati võib rääkida, sest suhteliselt vähe tegusid on tegelikult ja rohkem on vahtu kui vett, minu arvates vähemalt, mulle tundub ka niimoodi. Võib-olla Mart ja Martin Helme vaidleksid vastu näiteks, aga mulle tundub niimoodi. Aga muidugi nüüd on jälle see, et tegusid on siiski olnud, on Iraani pommitamine nende kui aatomiprogrammiga seoses, siis oli Venezuelast Maduro äraröövimine, Gröönimaa õnneks ei läinud tegudeks lahti, vähemalt mina ei tea, et oleks läinud veel, ähvardused olid ja ilmselt on see küsimus veel Taani peakoha ripub Damaklase möögana veel siiamaani, samuti siis nüüd on Iraaniga siiski, vahepeal Trump ütles, et ta ei ründa Iraani, minu eelmises episoodis jäi kõlama see mõte, et Trump ei kavatse siis nendele Iraani ülestõusnutele appi minna, aga nüüd on kuulda, et mitu sellised niisugust võimsat sõjalaeva on siis lähenemas, viidud sinna Iraani lähedale ja kas nüüd on
praegustel minutitel ma veel ei tea, et oleks sõjategevust mingit alustanud USA või vastupidi Iraani USA vastu, sest teatavasti oli veel siis, kui Ameerika Ühendriigid ütlesid, et nad kui ajatolla ei lõpeta streikijate tapmist ja hukkamist, siis USA sekkub, siis ajatolla ütles, et sellisel juhul ründab Iraan kõiki Lähis-Idas paiknevaid USA baase. Selleni ei ole asi läinud loomulikult, sest kes tahaks eskaleerida. Ja nüüd on siis nii kaugel, et praeguseks hetkeks ma tean viimased uudised, mis ma selle kohta nägin ja kuulsin, oli siis see, et suurt sõjalaeva, millised sõjalaevad need on, selle kohta ma täpselt info puudub, või ma võiks järgi vaadata, sest see on olemas täitsa ja kui seda sind huvitab, siis vaata järgi, ajakirjanduses on olemas kindlasti, eestikeelses ka. Eesti keeles on päris head infot nendel teemadel olnud, nagu ma olen tähele pannud, mis puudutab, aga muidugi on ka ideoloogia tõttu moonutatud infot sageli. Aga noh, see selleks. Nonii, Iraanis siis võib USA sekkuma hakata, kui ei ole veel sekkunud. Noh, aga edasi mis? Davos rahunõukogu Davose juures veel võiks meenutada kas seda, et ja NATO siis peasekretär Mark Rutte siis võttis ka sõnade nendel teemadel, palju on rääkinud selles teemas, toimus mitmesugused ajudurustid tulid kokku, arutasid seda teemat, seal oli mingisugune eraldi kohe selline blokk, või workshop, mis tegeles nende küsimustega Davoses ja esinesid erinevate riikide juhid ja poliitikud ja Budanov samuti oli kohale tulnud Ukrainast, Zelenski, nagu ma mainisin, ka pidas kõnet ja siis muidugi NATO küsimus, NATO esiteks puudub, NATO üksmeele küsimus oli oluline, et on mitmeid NATO riike, kes võivad takistada toimimast teatavatel protsessidel, kui on vaja ühiselt tegutseda, eriti mis puudutab Venemaa küsimuses. Ja siis muidugi ka see, et USA Trumpi valitsus on teinud väga ebakindlaks mitmed Euroopa riikide juhid ja näib, et USA valitsus on teadlikult ja tahtlikult, mitte näib, vaid see on täitsa selgeks saanud viimasel ajal, et nad on üsna teadlikult ja siikindlalt töötama hakanud mitmete asjade mitmete protsesside vastu Euroopa Liidus. Muuhulgas on kuulda olnud ka seda, et Orbani kohta vahele põigeks veel, et Orbani Euroopa ja Brüsseli suhetest, et Orban rääkis sellest, ma rääkisin sellest, et Ungari rahvas ei tahaks Euroopa Liidust välja astuda, sest Ungari rahvas ei taha Euroopa Liidust välja astuda sellepärast, et suuresti majandus on seotud ja kergem on elada, kergem on piiri ületada ja igasugused muud asjad, liikmeline liikumine on vabam ja kõik muud sellised asjad. Euroopa sisene ruum ikkagi ja palju muude on võimalik tööle minna teise riike, kui sa leiad teisest riigist tööd, teises Euroopa Liidu riigist tööks, mis ei tähenda täielikult oma kodumaa ümalaga jätmist loomulikult ja ei peakski tähendama, sest paljud inimesed tõepoolest käituvad niimoodi, et nad ühest riigis nad käivad mõnda aega aasta, paarikene töötavad kuskil Lääne-Euroopas, tulevad tagasi, kui on vedanud, siis ja kui on hästi läinud ja kui on tööd olnud, on teeninud kena summa ja võivad jätkata siin elu oma kodumaal edasi, mõned jäävad muidugi. See ei tähenda tingimata veel seda, et
et üteldakse lahti oma kodumaast, kui elatakse ka mõnda aega mõnes teises riigis. Ja mõnikord see võib omaenda kodumaalegi kasuks tulla, sest tulevad inimesed sealt tagasi ja neil on kogemused ja neil on oskused, mida omal maal võib-olla ei saa, ei ole võimalik. Ja kui ka muudes asjades ei ole, siis keeleoskus on ometi keeleoskus ja eestlased on üldiselt tublid inglise keele rääkijad ja peavad kergema teiste maade keeled selgeks, sest me oleme väike rahvas ja meil on vaja teiste maale keel õppima hakata ja teised ei hakka meie keelt õppima. Aga edasi siis veel nii palju, et aga jah, et ungarlased ei taha, et Euroopa Liidust välja astuda, Orban on ka seda meelt ja mida ta siis ütles, aga ta ei taha soovi ka muidugi Euroopa Liidu diktaadi all elada, ta ei taha elada selle nende seaduste järgi, kõigi seaduste järgi vähemalt, mis puudutavad kõigi nende ettekirjutuste järgi, mis tulevad Brüsselist. Aga siis ta on ütelnud niimoodi, et nad ei lähe mitte Euroopa Liidust välja ei astu, vaid nad lähevad Euroopa Liitu ja Brüsselisse ja nad valutavad Brüsseli, kuidas see oligi nüüd, nad ütlesid, et neil on plaanis Brüsselit valutada ja see patriootide asutamine oli üks selline samm sellel teel. Patriootide fraktsiooni asutamine oli üks samm sellel teel, et Euroopa Liitu vallutada. Teisel jälle Orban vastuseks näiteks Sikorskile ja mõnedele teistele ütelnud, et kui nad on pärinud aru, et miks Ungari Euroopa Liidust välja ei astu, et küll Euroopa Liit läheb lõhki iseendastki, et kuidas ta nüüd on neid asju välja öelnud. Ühesõnaga jah, nii et nii, ja siis teine teema oli veel, millest ma paralleelselt rääkisin, oli see NATO nõrkuse teema. Niisugused lõhed ja vastuolud, et NATO-s mitte ainult USA probleem, Ungari on samasugune probleem, nagu me mäletame väga värskelt ju seda, kuidas Ungari alguses blokis Türgiga koos muidugi vetostas siis tähendab Soome ja Rootsi NATO liikmeks saamist ja lõpuks suure vaevaga õnnestuti neid ümber veenda, kui see oligi. Tegelikult ma arvan, et see ei olnudki Orbani kavatsus, et ta nüüd lõpuni jääbki eitama algusest peale, sest kui ta oleks kavatsenud lõpuni eitama jääda Soome ja Rootsi NATO-ga liitumist, siis ta oleks ilmselt oma kindlaks jäänud sellele veendumusele, et neid riike mitte lasta NATO-sse. Aga jah, nii et jah, aga Trumpiga on palju komplitseeritum. Võib-olla Trump on ühest küljest Trumpi puhul eelmises episoodis ma väitsin, et Trumpile ei meeldi Zelenskõi, aga nüüd ma olen tähele pannud seda, et viimasel ajal on Zelenski Trumpile palju rohkem hakanud meeldima, kuigi mitte kõiges. Aga see meeldimine on niisugune kahe otsaga asi, see ei tähenda seda, et tema vana armastus Putini vastu oleks kuhugi kadunud. Aga Zelenski meeldib sellepärast, et Zelenski ja Ukraina üldse paistab välja erinevalt Euroopast, näitab ennast üleval kui tugev riik. Et vaatamata kõigile, et see ei ole üldse õige, et vaene küll, aga see ei tähenda üldse seda, et ta oleks nõrk. Ja sest ühe riigi peamine kapital on tema rahvas. Nii et ja tema rahva hoiak, ja see on suurem väärtus kui miljonid ja võib-olla isegi miljardid.